No tere! Tere! Täna me siin oleme siis neljapäeval eelviimast õhtupoolikut siin siis hetkel veetmas. Kell on saamas kohe 3:12 õhtul või ütleme siis juba vast on südaöö. Varsti jah. Ja kokkuvõte siis sellest nädalast on olnud positiivne. Ma olen saanud siin uue sõbramale Risko jah. Ja ta on 210 toas. Me oleme kogu aeg rääkinud juttu igast äljakaid asju on siin on olnud ja siis võtame siis nädala, ma ei tea kuskohast alustada teisipäevast. Esmaspäevalist me rääkisime, või millal me rääkisime. Tähendab, võtame siis nädalat. Mina olen teinud siin neid selle vasaku poolele harjutusi igal pool massaasi ja magnetit ja kõik on saanud siia. Homme saan ka paremaks läinud natukene. Oleme teinud igast pilte huvitavaid, mida te olete näinud. Siis oleme vaadanud filme, siin vaatasime viimase täna ära, enne kui me homme koju läheme lennukid. Üks Aarne lemmikutest filmidest. Siis oleme ostnud kalja, mis on esiteks ma olen esimene kord siin, kus ma olen suutnud ühe kaljaga läbi ajada. Kusjuures siis täna oli veel see, et Aarne tegi mulle kohvi välja. Ja eile jõime ka samuti seal kohvi eest, tegime pilti. Ja siis muidugi, siis veel, et üldiselt oleme käinud paar korda, ühe korra oleme käinud väljas. Kui see nüüd on, jah, see on üks kord. Siis kui Eva Rebasega käisime Soome Keguga. Ja see oli ka esmakordselt, kus Eva Rebas siis minu kaameraga võttis kätte ja viimis minu Soome Kegus sükest väikest ringi, et see oli esmakordselt selline üle 7 aasta tagant, kus ta siis minu kaameraga juba viimis, et muidu viimis üks kord Veijo, siis viimine on siin mõni teine inimene näiteks, aga Eva Rebas pole nii. Et seekord Eva Rebas viimis sellega veel eelmine kord 2 aastat tagasi, siis ta viimis oma telefoniga pani kuskile interneedumi. Interneedumisse. Siis, mis siis oli esmaspäeva ja teisipäeva, kolmand, neljapäev, reede, kõik need ühe samasugused tegevused olnud. Aga kõik on hästi läinud, oleme võimelnud, teinud igast harjutusi, massaaži saanud. Siin päike on paaril päeval paistnud. Ja siis, aga eile vist oli see tugev tuul. Ja kui on toolme tuiskinud, vaatsime sealt võimlast. Või võib öelda võimla. Ja siis trennisaal. Võndi ka. Ja siis me oleme käinud massaažis 2 korda. Sina saad homme vist või täna said. Täna sai viimase. Ja siis massaaži tehti iga mulle siis siia vasakule poole hästi kõvasti muditi. Siin Katrinit vist muditi ka kõvasti, ma kuulsin. Nii. Kuidas sul massaaž läks? Läks hästi. Muditi ka kõvasti või? Natuke jaa, mulle tehti seljale. Mul ka. Vajutas neid punkte, mis olid valus. Neid sinna selle. Oli nagu siukest tunded. Jaa, oli küll. Et massaaž on, see massaaž oli kõige olulisem, kus vaata need klassikalised. Ei, seda ma ei saanud, aga. Mina sain sellist, et. Ma sain täna selle, et
nagu need vaat nagu sellel oli mudid lihtsalt. mudid ja siis pandi need nagu kupud või need kuppudega massaaž. Okei. Natukene. See sul on teistmoodi, sa oled teistmoodi massaaž. On. Aga seljale ikkagi. No ikka. Selg ongi kõige olulisem, ma arvan. On. Ja siis noh, minul tehti jalgadele ja igal poole, aga korralik massaaž tehti. Üks massaaž, nagu ma sain aru, tehti mitme massaaži eest, et oleks rohkem. Ja siis tehti ikka korralikult ikka nii, nagu ikka õige massaaž välja näeb nagu. Noh, saate aru, mida ma näitan. Ja just. See oli ta see. Sain aru, jah. Niimoodi. Ja siis, noh, mis siis veel, et siis me joonistasime, nagu me ütlesime, mina mõtlesin teha 2 pilti, aga tegin ühe pildi, tegin 2 pandat ja ilutulestiku, et 2 pilti, ühes pildis 2 pilti koos. Ütleme nii, et pandad on ilusad, aga need pandad nagu näeksid nagu välja nagu oleks meie enda kodus ilutulestik. Meie kose, ilutulestik ja pandad lõunast, umbes nii. Umbes nii, jah. Need on kokku viidud nagu fantaasimaal. Ja fantaasimaal. Nagu kokku sulatatud. See pole nagu reaalselt võimalik, aga no siis need pildid on teil näha Facebookis, mis need on ja te saate neid näha seal. Ja laikida. Ja Tiiger, Miiger, Aarne tehtud, täna sai valmis. Täna valmis, jah. Ja siis mina tegin täna siis lõppanda poisi veel kõrvale ja siis tegelikult, et see on fantaasia. Mina nimetaks seda isegi fantaasia aastavahetuse pilt. See oleks nagu õige nimetus. Jah, selle nimega sa võiksidki teda. Fantaasia aastavahetus. Ja siis panti mulle seda plaastit, täna panti viimane. Ja see otsa. Ja siis võtan siin iga päev neid D-vitamiini asju, mis muidugi on need tohutult ainult neid kodus korte. Ja siis me ostsime siin muidugi ühe paki vahvlit. Siin tänadeks otsas. Siis sidruniküpsis, mis ennem oli. Ja siis noh, mul siin kaasas on üks väike pisi Angelina. Kes saatis kaasa tulla? Siis on väike Angelina Pärina just ja Hälis. Et need on siis siin olnud. Ja siis nad on läinud õigel peaaegu voodisse magama, sest me oleme tõusnud niimoodi üles, et niimoodi täratust pole õigemini vaja läinudki tegelikult. Kui me varem oleme olnud siin ja äratusega üles tõustud, siis seekord mitte ühelgi päeval, kuigi me panime äratuse peale, meil ei olnud vaja seda. Mul oli silmad krõpsti lahti, mul oli varem 15 minutit varem. Ja siis Arnos siis ka väikse kaljapudele siin ja. Ja ma pole siiamaani seda just jooksnud. Ja, eks siis, ma ei tea, eks siis lähed, mis mul on siin asjad juba pakitud osaliselt. Siis tegime ka Ansenina Pärinat lastega roopet siin kolmapäeval õudetajate. Meil on 7 lugu, kuigi plaanisime 5 lugu teha, aga tegime 7 lugu. Jep. Ja noh, siis siin käisime duši all siin enne tänast saunamidamist siin üks päev. Siis majandasime siin kena, siis tegime paar lugu nagu teate ja vaatasime siis neid filme nagu me ütlesime. 3 filmi nagu vaatan vist ära. 3. Pluss veel vist oli see Go3-st ka üks film. Vist ma ei mäleta, mis film see on.
vaatasime mingit filmi. jaa, see oli see, las ta olla. Jänkud vähendad. Ah? Jänesepüki seda olid veel. Ja me vaatasime ühte filmi ja see, seal on hästi palju filme, kus ta huvitavad. On. Et seal annab vaadata, et sportsfilm. See selline positiivne, aga seda ma võin öelda, et muusikat me eriti kuulanud seekord, nagu tavaliselt me oleme iga kord kuulanud, siis seekord ei kuulanud üldse muusikat, oli siuke vaikne tuba meil kogu aeg ja siis vahepeal laadisime interneti Facebooki kast bitte ja neid videosid, mis me siin vahepeal tegime ja üldiselt kokkuvõttes me tegime seekord kõige lühemalt videot siin Benital üldse kokku selle 7 aasta jooksul, ma arvan. Me oleme teinud siin 2-3 plaati, siis võib-olla nüüd tuleb ainult 1 plaat. Minul on nüüd rohkem natukene kui 7 saadet. Minul on vist rohkem kui 7 saadet. Noh, jah, ma ei tea täpselt, millal sa tulid siia. Mina tulin 2017 oktoobris esimene kord. Ma olin ka umbes samal ajal. Ja siis 7 aastat. Täpselt. Et noh, kui niimoodi hakkad mõtlema. Praegu. 2026 on praegu ju. Noh, kui nüüd aastavahetus, siis jah 8 saab. Muidu oli 7. Oli 7 jah. See oli eelmise aasta ka veel harjunud. No siis ütleme nii, et me oleme jäänud veel käia siin mingi 3 korda ilmselt. Ja saame siis lõpeb ära, siis meil on videod mälestuseks. Aga nüüd see kord ikka tõesti filmisime vähem kui eelnevatel kordadel oleme filminud. Ja noh, sest me oleme tegelikult kõik ära filminud. Karaoke põhiliselt erinevalt, laulame laule, neid filmime ja neid asju tegime. Et oleme ka, tuletame meelde, et selle 7 aasta jooksul oleme filminud ka kontserteid siin, mingisuguseid all ja. Ja on küll. Ja isegi üleval oli see näidend keelakate poolt. No oli küll, seda me filmisime. Seda me filmisime ja nüüd on olnud neid. Jah, siis kui see sõpru, hästi palju sõpru. Ja siis kui keelakate see näidend oli, siis oli mina massaažis. See on nii hästi mäletad. Ma olin selle ajal massaažis. Ei näinudki seda jah? Ma ei näinud eriti jah. Ma tulin täpselt siis, kui massaaž lõppes. Ja siis mul on see video peal. Sa pole siiani vist näinud. Ei ole. See on päris naljakas, seal on Ivar Kaar. On. Kõik on seal ka mänginud. Meie enda see Ivar oli kunagi kosekas. Jah. Päris huvitav teada on jah. Ja just. Meil on ju pooled videod Benital ju selle tehtud, kui ta lõiev oli. Just. Ja see on ka mälestuse. Huvitav, kui palju sõpra me oleme siit saanud. Nüüd lugema hakkame, siis päris üks tuleb. Päris üks. Oleme saanud ikka loendama tulkseid. Kui need kõik kokku võtta ja üks punt teha siia kokku, siia võtta, et tuua kõik kokku siia korrusele. Need pilte ja see on rahvast küll palju. Just. Et päris hea. Ja ma mäletan seda, kui see Aasa tegi mingit naljakat asja siin, mingi laul oli seal. See oli kõige esimene. Mingi lugu oli vaata. Jah. Seda nalja ei tohi tegelikult. Seda laulis seda Merka seda lemmiklugu. Jah. Seda laulis. Ja siis tegi mingisugust oma naljakat lugu, aga ma ei tea, ma ei mäleta, mis lugu see oli ja siis seda ei tohi ju tegelikult selliseid asju nagu eriti siin ei tohi hästi teha, sellised reeglite vastane. Aga ega me siin eriti praegu seda ei mokkinud ka, et igaks juhuks.
ei tea, äkki kõlab nüüd ikka torkakalt. aga no siis oleme olnud sellel ajal, kui see enne seda remonti, mis nüüd on siin toas teistmoodi, lambid on teised. Koroona ajal olasime üle siin. ja kõik on huvitav. ja see vist on 2018 olime ka siin toas, kui. mäletan, kui me siin ühes toas kommi, see oli vist 215 või kus toas. ja siis sul läks see kommi, mingid asjad läksid, ma ei tea, kas mingi asi tekitas sul nalja, siis arvasin kõveras siin. mina sõin mingit asja, siis lindisime ka samal kellaajal umbes kui praegu. ja siis krõmps, vaata need hääled ja nüüd päris näe. et noh, selline kokkuvõte meil seekord, et ütleme, et iga päev oli meil need teenused nagu tavaliselt ja siis eile oli meil kõige rohkem nädalas. sul oli vist täna. minul oli eile rohkem 5 ja täna oli Aarnel 5. eile oli minul kõige rohkem, täna oli minul 4 teenust. ja siis noh, vahepeal siis puhkan siin külgedel seda vasakut küljes, mis pikali vahepeal ja Aarnel üks teine eile vist puhkas siin. niimoodi paar tunnikest. ma oleks võinud ka siin ühest 3-ni ka. ei, mitte ühest. ei, täna ma ei saanud keegi ühest puhatadest Maksimi juurde. et ütleme nii, et see oli eile jah. ütleme, et selle kokkuvõtte sisu lõpetuseks võiks öelda, et teenused ja teenused. midagi rohkemat, nagu me pidasime vajalikuks seda, kui meelelahutust või midagi, muusikas või midagi, seda me tegime, aga teenused olid põhilised ja ei seganud kedagi. muidugi tänaval lippus üks koer ka siin vaikselt. ma ei tea, kas meie tuba ka kuudistama tuli või ei tulnud, ei tulnud vist. aga käis muidugi meie parima sõbra Risko pool sealt külast. ja kas sul ka lisada on enda asjadest selle nädala jooksul, mis seal on olnud? no midagi huvitavat, eks ikka on, ma arvan, et näiteks need joonistused teen kohe kindlasti. ja sa tegid veel enne peale seda veel ühe töö, kus on pildid kleebitud või midagi. jah, kleebitud. seda oleme kunagi ka teinud varem. oleme küll, aga ma teen siin. jah, teises kohas. mõne nimega Päevakeskus. seal oleme teinud seda. nüüd tegime siin. mina tegin Kadrili juures seda venitusharjutusi, mis on esimest korda, et see üldse Kadri juures siuksed kaalus asi, siis pidid klotse sealt liigutama, siis pidid nagu rohistama. seda niimoodi mööda seina ja. just. ja mis sul oli see, midagi veel oli sul või? midagi erilist vist ei olnud, aga. ei olnud. mul oli see Kadrili oligi viimane mul. jah, aga kas midagi mäletad ka nendest teenustest mingit ägedamat asja või mingit? ma arvan, et Maksimiga. jah, mingit trenni. trenni ikka. vääntamist ja. vääntamist ja, aga homme pidi Maksimit venitama. ja muidugi see, et enne sööki 15 minutit võtab trenni, vaata see oli. ja see oli eriti hea. jah. aga see ei olnud Maksim, see oli esmaspäeval Taniaga. et siuksed asjad, et siis. Tania võttis mind 15 minutit varem. täna oli see, et seal saunas sai natuke nalja ja. sai küll jah.
mingid segased see rätiga, et käterätt, aga tegelikult sama linna seal kokku polnud, sa olid saanud aru, kuidas see lahti käib. Just. Ma ei saanud üldse millestki pihta, ma ütlesin selle peale, et mul on vist aju koju jäänud, aju. Et ise olen siin, aga aju on kodus. Ja siis me oleme T-särke vahetanud ja siiamaani selle eduka praegu mul on vist plaastid, kui ma ütlesin pandud ja ega meil ei olegi suurt midagi rohkemat rääkida. Homme me 3 asja ja Eva Rebas kell 10, kell 11 Kadrini ja 11:30 füsioterapeut Maksim. Ja täna oli siis, seda ma tahtsin öelda, et Magnetis oli mul siia kaabati pikemalt teinud, siis seda ma ei ole saanud varem seda, mis siia panti niimoodi siia see padi all mingisugune ja siis siia panti need asjad. Mul hakkab jah homme mul eriti lahe päev. Mul on Maksim kell 9:30 hommikul. Täna oli siis loovterapeut kell 9. Ja siis oli Magnetaraagi kell 10, kell 11 oli tegevusterapeut Kadri ja siis oli 2:30, 2:30 pidi olema füsioterapeut või see Maksim, aga oli hoopis kella 2. Nüüd see on ka huvitav, et need kellaajad ja need ajad muudeti. Vahepeal niimoodi läks kõik tagurpidi. See oli kõik naljakas, et seal see kõige kokkuvõttes võiks. Minu meelest ei muudetud veel. Võiks öelda ka seda, et see nädal oli siuke segasuma suvila mõnes mõttes, et. Ja oli küll. Et graafik oli teine ja teistmoodi. Oli. Aga mis me siin siis lõpetus ütleme? Naasme koju. Naasme koju ja. Muidugi näitame homme ka veel videot. Mingid videod näitame kindlasti. Kokkuvõte tegime täna ära ja homme näitame teile siis lisa, mis homme veel toimub enne koosele saabumine, et tead just vaatamist ja taas peaks kohtumisel. Ja autos või see. Kus iganes. Kus iganes me seda videot teeme. Ja, teeme nii. Tšau. Tšau.